Venemaa tundis taas omaenda territooriumil sõjaraskust, mille Vladimir Putin Ukrainasse viis. Viimastel tundidel tabasid Ukraina droonid Venemaa logistikatundlikke punkte okupeeritud Krimmis, Kertši väinas, Port Kavkazis ja kütusevarustusega seotud rajatistes, mis toetavad Moskva vägesid, sõidukeid, parvlaevu ja sõjalisi marsruute. Rünnak ei piirdunud üksiku plahvatusega. Ukraina sihtis naftahoidlaid, mereterminale, õhutõrjesüsteeme ja marsruute, mida kasutatakse okupatsiooni toimimiseks. Tulemuseks oli suits strateegiliste rajatiste kohal, tavamusi saanud parvlaevad, kütusemüük tsiviilisikutele Krimmis peatati ning Kreml püüdis olukorda kontrolli alla saada. Probleem, mis on juba lahkunud sõjalisest sfäärist ja mõjutanud tavainimeste igapäevaelu okupeeritud aladel. Zelenskõi nimetas seda tüüpi rünnakut kaugele ulatuvaks sanktsiooniks, samal ajal kui Moskva üritab kustutada tulekahjusid, suunata ümber veokeid ja kaitsta sildu, mis on juba muutunud püsivateks sihtmärkideks. Sõda, mida Putin lootis kodust eemal hoida, on nüüd naasnud igapäevase surve kujul rafineerimistehaste, ladude, radarite ja varustusteede vastu. Mida Ukraina tabas nii tundliku, miks on Krimmis saanud surve keskpunkt Putini vastu? Kuidas Moskva suudab jätkata okupatsiooni ilma kütuseta? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja selge sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Parvlaevad ja marsruudid hakkavad tõrkuma. Ukraina pealetung sihtis struktuuri, mis hoiab okupeeritud Krimmi Venemaaga ühenduses. 2026. aasta 21. juuni varahommikul korraldasid Ukraina väed kaugmaa rünnakuid rajatiste vastu Krimmi silla ümbruses, Kertši väinas ning samuti Krasnodari Vene poolel. Operatsioonis osalesid Ukraina julgeolekuteenistusega seotud üksused, mehitamata süsteemide väed, sõjaväeluure ja eriüksused. Sihtmärkide valik näitab, et Kiiev ei püüdnud üksnes visuaalset mõju avaldada. Eesmärk oli katkestada kütusevarustus, aeglustada sõjalist transporti ja sundida Venemaad kulutama rohkem ressursse piirkonna kaitsmiseks, mis on muutunud okupatsiooni sümboliks. Kertšis tabasid droonid naftapaake Test Terminal 1-is. Rajatis asub Krimmi silla lähedal ja sellel on otsene seos parvlaevade tööga, mis liiguvad okupeeritud Krimmi ja Venemaa poole vahel. Kui selline terminal põleb, ei sütti ainult laohoone. See on kogu okupatsioonimehhanism, mis hakkab tõrkuma, sest veoautod, laevad, parvlaevad, generaatorid, sõidukid ja sõjaväeüksused sõltuvad sellest pidevast kütusevoolust. Port Kavkaz lisati samuti sihtmärkide nimekirja. Krasnodari Tšuška piirkonda tabati ja seal süttis tulekahju nafta ümberlaadimisrajatises. See punkt on oluline, sest see toimib varustuse väravana Krimmi ja Ukraina lõunaosas asuvatele okupeeritud aladele. Venemaa kasutab seda marsruuti kütuse ja varustuse saatmiseks poolsaarele, eriti pärast seda, kui teised teed on hakanud rünnakute ja piirangute all kannatama. Kui Ukraina tabab väina mõlemad poolt, Kertš ühel pool ja Port Kavkaz teisel pool, kaotab Moskva logistilise paindlikkuse ning peab tuginema pikematele, avatumatele ja kallimatele teedele. Ka parvlaevad on saanud pihta. Parvlaev Panaguia oli üks neist laevadest, mida mainiti pärast rünnakut Kertši ületuskohas. Analüütikute poolt kontrollitud pildid näitasid, et piirkonnas põles vähemalt 3 parvlaeva. See on väga oluline, sest rasked veokid seisavad silmitsi piirangutega Krimmi sillal ja sõltuvad nendest ületuskohtadest kauba liigutamiseks. Kui parvlaevad ei tööta tavapäraselt, tuleb liiklus suunata maismaa teedele okupeeritud koridori kaudu, läbides selliseid piirkondi nagu Mariupol, Melitopol ja Simferopol. See ümbersõit suurendab vahemaad, aega, kütusekulu ja haavatavust uute Ukraina rünnakute ees. Vastus okupeeritud Krimmis tuli kiiresti. Sergei Aksionov, Venemaa poolt poolsaarele määratud juht, teatas kütusemüügi peatamisest tsiviilisikutele ja ettevõtetele. Varustamine reserveeriti nüüd valitsusasutustele ja teenustele, mis on seotud piirkonna toimimise ja julgeolekuga. See näitab probleemi tõsidust. Kütusekriis mõjutas ka avalikke tegevusi. Laste suvelaagrid ja turismitegevused peatati septembrini, viidates turvalisusele.
Krimmi osades tühistati avalikud üritused ning teatati elektri- ja valgustuspiirangutest. Moskva püüdis näidata kontrolli, kuid järjestikused meetmed näitavad piirkonda, mis on surve all kütusepuuduse, uute rünnakute hirmu ja raskuste tõttu normaalsuse mulje säilitamisel. Krimm, mida Vladimir Putin on annekteerimisest saadik kasutanud poliitilise vitriinina, näib nüüd olevat haavatav, kulukas ja üha raskemini kaitstav piirkond. Ukraina sihtis samuti Venemaa õhutõrjet. Ukraina sõjaväevõimud teatasid 4 S- ja S-400 süsteemi radari ning 2 pantsiirisüsteemi kahjustamisest Krimmi silla piirkonnas. Teiste sihtmärkide hulgas mainiti ka teisi radareid, nagu Kasta 2E2 ja Nebo U. See osa on otsustav, sest õhutõrje toimib kilbina ladudele, sildadele, sadamatele ja teedele. Kui Kiiev tabab radareid ja tõrjesüsteeme, avab see tee uutele droonilainetele ja suurendab Venemaa kulusid iga kilomeetri marsruudi kaitsmiseks. Vladimir Putini probleem on see, et Venemaa peab kaitsma korraga paljusid punkte. Naftatöötlemistehased, kütusemahutid, sillad, mereterminalid, parvlaevad, rongid, teed ja radarid on muutunud sihtmärkideks. Kõige kaitsmiseks peab Moskva liigutama mehi, laskemoona, õhutõrjekahureid, pealtkuulamisrühmi ja varustust, mis võiksid olla kasutusel teistel rinnetel. Just seal saab Ukraina survejõudu juurde. Zelenski karmistas tooni, öeldes, et sõda peab naasma selle territooriumile, kes agressiooni alustas. See lause näitab Ukraina kampaania loogikat. Venemaa ründab iga päev Ukraina linnu. Seetõttu otsustas Kiiev laiendada vastust sõda toetava infrastruktuuri vastu. See sõnum on Moskva jaoks karm. Kui Venemaa jätkab sõda, püüab Ukraina tuua selle hinna Venemaa territooriumile ja okupeeritud aladele. Ukraina võimekus on samuti kasvanud. Zelenski kinnitas, et uued Ukraina droonid on juba tabanud rafineerimisinfrastruktuuri. Hilmeni piirkond, mis asub enam kui 2000 kilomeetri kaugusel ja uued versioonid võivad ulatuda üle 3000 kilomeetri. See fakt muudab konflikti tajumist. Varem lootis Venemaa territoriaalsele sügavusele kui kaitsele. Nüüd arvestatakse riski hindamisel ka tehaseid, rafineerimistehaseid ja ladusid, mis asuvad piirist kaugel. Moskva ei saa enam keskenduda ainult rindele. Peab vaatama kogu kaarti. Moskva koges hiljuti ka rünnakuid Venemaa pealinna rafineerimistehase vastu. Gazprom neftiüksust Moskvas tabati juunis rohkem kui 1 kord, kahjustades olulisi rafineerimisrajatisi. Sellel on otsene mõju, sest rafineerimistehas varustab pealinna piirkonda bensiini, diislikütuse ja teiste naftatoodetega. Kreml reageeris, püüdes olukorda rahustada. Pressisindaja Dmitri Peskov ütles, et valitsus ja naftafirmad töötavad katkestuste lahendamise nimel. ASEP peaminister Aleksandr Novak kohtus samuti ametnike ja tootjatega, et arutada siseturu stabiilsust. Sellegipoolest näitavad numbrid tegelikku survet. Vene bensiini toodang langes umbes 25% võrreldes 2025 aasta juuni päevase keskmisega. Samal ajal kui naftasaaduste meretranspordi eksport langes juuni esimeses pooles 15%. Energiatootja jaoks on selline langus ohtlik märk. Katkestused ei piirdunud Krimmiga. Venemaa piirkonnad nagu Lipetsk, Rostov, Tatarstan, Voronezh, Habarovsk ja Irkutsk kogesid kütusevarustuse probleemidest või teatud tüüpi bensiini ja diislikütuse puudusest. Moskvas ei olnud mõnest tanklast teatud kütused saadaval, kuigi võimud püüdsid väita, et olukord on kontrolli all. Sõda, mida Kreml üritas näidata kui kauget ja kontrollitud, hakkab andma konkreetseid tagajärgi Venemaa siseturul. Selle asemel, et seista silmitsi ainult Vene sõjamasinaga rindel, püüab Kiiev katkestada selle liikumist võimaldavad ressursid. Ilma kütuseta jääb veok seisma, ilma praamita jääb kaup hiljaks. Ilma radarita tekib kaitses auk. Kui rafineerimistehas ei tööta täisvõimsusel, jõuab surve siseturule. Moskva surve muutub osaks suuremast kampaaniast, mille eesmärk on isoleerida okupeeritud Krimm ja tõsta okupatsiooni hinda. Venemaa on juba piiranud osa raskeveokite liiklusest ja sõltuvus parvlaevadest on kasvanud. Isegi Venemaa sõjalise ringkonnaga seotud analüütikute reaktsioon näitab muret.
sõda pooldavad kanalid Moskvas räägivad juba surve suurenemisest Krimmi silla vastu ja kutsuvad üles valmistuma uuteks rünnakuteks. See tõlgendus näitab, et isegi sõja pooldajad ei suuda seda mustrit eirata. Ukraina testib kaitset, põletab logistikat ja sunnib Venemaad valima, kuhu oma ressursse kulutada. Krimmi kaitsmine on muutunud sümboolseks kohustuseks, kuid selle kaitse säilitamine muutub järjest kulukamaks. Rünnakul oli ka psühholoogiline mõju. Järjekorrad, suletud tanklad, lahkuda üritavad turistid, peatatud marsruudid ja võimude rahustamispalved loovad Moskvale halva pildi. Vene elanikkond oli harjunud kuulma, et sõda on kontrolli all. Elanikkond näeb tulekahjusid rafineerimistehastes, kütusepiiranguid, seisvaid parlaevu ja droone, mis jõuavad sügavale sisemaale. Isegi kui protestid on kontrolli all ja ajakirjandus survestatakse, ilmneb tegelikkus igapäevaelus. Bensiin saab otsa, laager suletakse, marsruuti muudetakse, üritus tühistatakse, tuled kustutatakse. Ukraina edeneb selles kampaanias ilma vajaduseta kuulutada välja suurt maismaa operatsiooni Krimmis. Meetod on vaiksem ja järjepidevam. Meetod on vaiksem ja iga rünnakuga kasvab see. Kui keskendatakse kaitset Krimmis, paljastatakse teised piirkonnad, kaitstakse Moskva ja Venemaa sisemaa rafineerimistehaseid, muudetakse sõjalised teed haavatavamaks, suunatakse veokid maanteedele. Ukraina edeneb ilma vajaduseta kuulutada välja maismaa operatsiooni Krimmis. Meetod, millega Ukraina selles kampaanias edeneb, ei hõlma maismaa operatsiooni Krimmis. Meetod ja okupatsioon ise võtavad juba oma lõivu. Sõda, mida Moskva üritas Ukrainale peale suruda, pöördub nüüd surveks Vene enda masinale. Ja okupeeritud Krimm on kesksel kohal. Selle kurnatuse keskmes olen mina, Milson Alves Global, ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepärase infoga hästi kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves.